tere kõigile! Täna siis Ahtoga teeme teile väikese jõuluvebinari, kuidas tähistada põliseid jõule. Ja meil on esitlus ka, me püüame vaadata siia kaamerasse, mis on siin meil üleval. Me ei ole väga kogenud selles, nii et tuleb nagu hõigake meile, kui midagi läheb viltu ja siis proovime seda korda teha. Liisa ja Ahto Kaasik. Teeme siis teile täna väikse ettekande teemal, kuidas tähistada põliseid jõule. Ja jõule me peame ju kõik ja meie pere siin ja ma arvan, et ka paljud teist püüavad järgida ka põliseid tavasid. Ja see on ka meile endale siin Tinni talus, kus me oleme, selline väikene meeldetuletusõhtu, et vaatame üle vanad tavad, tarkused, et olla siis nüüd valmis õigel ajal õigeid asju tegema enne pühi ja pühade ajal, et pühad läheksid võimalikult mõnusalt. Et kuidas meil on, et kas me küsimusi ootame lõpuks või kui on mingi väga pakiline küsimus, siis jutu vahele tohib. Vaatame, kuidas läheb, jah. Muidu läheb teile meelest ära jälle. Või võite ka kirjutada siia vestlusesse ja püüame sellel ka pilku peal hoida. Ja kui on midagi väga pakilist, siis küsige otse ja püüdke teie hoida oma mikrofonid väljas, siis sellist kolinat ja jutuvada sisse ei tule. Aga kui juhtub, siis pole hullu midagi. Et lähme siis teele. Teil on ette valmis. Siin on juba päris palju kommentaare. Vaatame, kas on... Tere õhtust, väike palun lüütage oma mikrofon. Seda kirjustud sina. Kõik tervitavad meid, aga et miks häält ei ole? Nüüd on hääl, ennem ei olnud. Et soovitusteemade kohta. Ja tuleb, meil on esitlus on ette valmistatud. Me ei ole Zoomis väga kogenud, aga jõuluteemalisi koolitusi me oleme ka enne teinud, eriti mina. Et selles mõttes nagu ei ole tundmatusse vette hüppamine. Aga tehnika, et jah, et ma nüüd siis panen esitluse taas. Ja kui teile ilmus üks talvise pildiga kuva, siis palun noogutage. Väga hea. No nii, meil on käimas jõulukuu ja selle kuu teine nimi on talisted või talsipühakuu. Ja tulemas on aasta ühed kõige suuremad pühad kohe-kohe. Põhja-Eestis, Lääne-Eestis, Kesk-Eestis on seda nimetatud jõuludeks, jõulupühadeks, ka jõuludeks. Ja lõunapool ja Kagu-Eestis talsipühadeks ja taliste pühadeks ning talvepühadeks. Ja nende kohta on öeldud ka, et on siis aasta kõige suuremad laulu- ja mängupühad. On aega olla kodus, laulda ja mängida. Ja neid pühi loomulikult on oodatud ka vanasti juba pikalt, kuigi jõuluvana ei käinud ja päkapikkudest ei olnud kommitoojatena ka mitte keegi kuulnud. Siiski on neid jõulupühi pikalt oodatud ja siis ka siin juurukehelkonnas kirja pandud laulu juurde on lisatud kommentaar, et kaua enne jõule hakati juba lastele laulma. Jõuaks jõulud tulla, jõuaks jõulud tulla, nikka-näkka näärid jäärel, nikka-näkka näärid jäärel, siis saaks lapsed saia süüa, siis saaks lapsed saia süüa, oma käega ossi võtta, käega ossi võtta. Et sellised laulukesi on õige palju eri pool Eestis ja need on meile ka nüüd veebist kättesaadavad. Tagapool näitan ka selle kohta linki ja otsingut. Aga et mis see siis on, et meie jõulud ja samuti teised põlised pühad on osa rahvakalendrist ja meie rahvakalender on looduskalender ehk siis jälgib ja järgib ja tähistab looduse muutumist, suurt lakkamatut igavest looduse ringkäiku jälgib ja tähistab ja nii ka jõulud on siis
looduse aastavahetuse, just nimelt siis päikese aastavahetuse pühad. Teise sõnaga jõulud ehk aastavahetus. Nende vahele võib panna võrdusmärgi. Ja ühtlasi on need siis ka, vabandust, et ma segan, rõõmu, uhkuse ja järgmise aasta loomise pühad. Et üks aasta looduses saab läbi, iga päev läheb praegu lühemaks ja pimedamaks ja mina siin juba üle poole sajandi vana ja imestan ikkagi taaskord, et kuidas nii lühikesed ja hämarad päevad on. Aga on ja homme on veel lühem ja veel hämaram. Ja kuni siis päevapesani ja uue aastani välja. Ja jõulud ongi siis mõeldud seda ühe päikese lõppu ja teise algust märkama ja tähistama ja uut õnne uueks aastaks looma. Ja koos päikesega pesas olema. Ja muidugi, et see on ka hingede püha. Hinged on kodus käimas. Ma arvan, et paljud teist on kuulnud ja mõnedki teist ka jätavad jõuluvinääri ööseks toidu lauale. Seda on teinud ka meie esivanemad ja manitsenud, et see on hingede jaoks. Hinged on kodus. Hingede jaoks jäetakse tuled põlema või valgustuppa. Varasemalt on ka hingede jaoks voodid jäetud vabaks. Et see on aasta kõige tähtsam hingede püha. Kuigi sellest eraldi niimoodi ei räägita, aga kogu see kombestik arvestab ja jälgib ka hingi ja täna ka just õhtul mulle kuidagi jõudis väga selgelt kohale, et meie esivanemad on tundnud, et sellel pühal on meie kadunud omaksed kodus ja on tulnud koos meiega seda pühade aega tähistama. Ja sellega seoses on tegelikult ka päris palju nii-öelda õpetusi, eks ju. Näiteks, et kui toit kukub maha, siis seda jõulutäeg ei tohi üles korjata, sest see on siis hinged küsivad süüa, niimoodi toit kukub maha, see peabki sinna maha jääma siis. Või kui minna veel sinna eriti ägedaks, siis jõuluõhtul ei peaks üldse voodis magama, sest voodis magavad armsad hinged ja pererahvast peaks maas magama. Minu vanaisa 1895. aastal sündinud Liido Keerme kõneles, et 5-aastasena tema magas jõulukuuse all õlgede peale. Ei läinud voodisse, voodid olid olemas meie talus, aga kogu pere magas õlgedel. Liigume edasi. Lähme. Tuleb sellest juttu veel hiljem ka. Ja. Nii, millest jõulud koosnevad? Sa mõtled nüüd päevade kaupa, ja. Et jõulude kõige esimene päev tegelikult või ütleme siis on toomapäev on kõige esimene jõulupäev, jah. Et see on siis see tegelikult selline põliseid pühasid sissejuhatav päev, mis on ühtlasi ka tegelikult üks väga selline toimekas päev. Toomapäev on suure koristamise päev. See on nagu see päev, mille jooksul peaks saama kogu see kodu ümber muudetud, ära puhastatud, ümber muudetud toidud, kõik kaunistused, kõik selleks, et jõulud saaksid tulla. See on nüüd sisukord, et me kõigest räägime pikemalt. Yeah. Ühesõnaga, jõuludesse sisseminemise päev ja toomapäeva õhtuks on meil siis tõesti kõik need ilusad pähklid, leivad, küünlad, õlled laual ja 22. kuni 24. ongi siis see päevapesa. Me oleme pesas koos jõuludega, koos päikesega ja peame jõule. Ja 24 on siis see väga tähtis jõululaupäev, nii nagu meil on need pühad, nagu päris pühade eelsed laupäevad on need kõige tähtsamad. Et 24. õhtul, nii nagu me tähistame jaanilaupäeva, on ka siis see jõululaupäev ja see on eriti tähtis ja selline tavaderohke päev ja 25. ongi see aasta esimene päev, siis uue päikese aasta esimene päev, päike läheb pesast liikuma. Ja siin võõramaa valitsejate korraldusel uus aasta on millalgi pandud sinna, kus ta praegu on. Ei ole looduse uue aasta kohal. Ja meie rahvas on siis kalendri uut aastat hakanud nimetama uue jõuluks ja rootsi keelest on tulnud siis nääride sõna meile. Kõik me lapsena vanemad inimesed oleme tähistanud ka nääri ja väga hästi mäletame sedagi. Ja jõulude lõpetus ehk siis kolmas jõul, see teine jõul on näärid, kolmas jõul on see jõulude lõpetus, et ka seal siis
sarnased tavad tulevad kordusele kui see päris jõulude alguses ja teises jõulus ja kolmandas Mis see kolmas jõulus. jõul? Aga ongi siis nüüd see jõulude lõpetus, selle kohta on öeldud kolmandad jõulud. Ühtlasi on seal all ka vist setode jõulud või? Jah, Nii et see ja, on sinna nagu ja paika meie jäänud. lõpetame ja Nii nemad et kui alustavad. selle esimese jõuluga kohe ei õnnestu, siis äkki saab teise ja kolmanda jõuluga pihta. Ja muide nüüd toomapäev on nädala aja pärast järgmisel pühapäeval. Jah, nii et meil on väga viimasele hetkele tegelikult jäänud see tänane nii-öelda väike meeldetuletus, kuidas jõulusid tähistada, et järgmised nädal aega, ma tean, et vähemalt meie peres on väga tihe graafik, mis kõik on vaja ära teha. Sest ilmselgelt sellel ühel toomapäeval ei jõua kõike. Ja tegelikult, kas siin oleks see koht, kus ma võiksin rääkida natuke ka sellest, millised kuuseisud meil tänavu on? Tegelikult küll jah, järgmine pühapäev, toomapäev on ühtlasi talve algus, on talvine pööripäev ja päev enne seda 20. on noore kuu loomine. Et talviseks päevapesaks luuakse uus kuu. Mis tähendab seda, et just nimelt praegu me oleme täpselt sellisel ajal, mis väga hästi soosib igasugust jõulueelset koristust, lõpetust, igasugust, tõesti kõik, igasugused projektid saab ära lõpetada, kirjavahetused kokku tõmmata, nagu ära viia, ära anda, kraamida, pesta, koristada, tõesti kodust viia sinna taaskasutusse, teha igasugused, ma ei tea, sügavkülma puhastused, akendepesud, kardinate tolmust puhastamised, vaipade, tekstiilipuhastused. Kõik väga-väga hästi kuu soosib praegu seda aega, just neid töid, mis on väga-väga äge, et siis me saame jõuludesse minna sisse niimoodi, et kui 20. on noore kuu loomine, siis ja 22. ehk siis, kui on meil justkui see toomapäevane koristus tehtud ja ongi see päevapesa esimene päev, siis algabki noorekuu kõva aeg. Nii et jõulud on meil tänavu siukses hästi loovas kuufaasis, kuuseisus. Noorekuu kõva aeg ongi täpselt selline aeg, kui nii-öelda istutada uusi seemneid ja panna kasvama uue aasta selliseid soove, uue aasta taotlusi. Ja luua oma perega koos tõesti uut aastat teadlikult ja kuu toetab seda. Ja toomapäevaks on tegemisi väga palju ja meie oleme juba seda toomapäeva nii-öelda alustanud ja soovitame ka teil ettevalmistusi võimalikult varakult alustada, et see kõik ei jääks siis ühele päevale. Aga kui kord see toomapäev on jõudnud kätte, siis on tavaks tõusta võimalikult vara ja alustada kogu perega suur koristust. Vanasti see oli lihtsam, sest eluruume oli vähe ja pere oli suur ja asju oli väga vähe ja tänapäeval me oleme kõik asjade üleküllusega hädas ja ruumi on kõigil rohkem. Et selles mõttes, et ongi väga vajalik, et varem juba teatud asjad korda panna, ära viia, valmis sättida. Ja samamoodi, eks ole, et me ju enamik meist enam ei tee sööke, jooke, kõiki asju kodus, vaid et ka siis nende varumine, et mis vähegi kannatab hoidmist ja säilib kodus, et võiks juba nüüd nädala jooksul käia ja osta valmis. Just nimelt sellepärast, et see pühade aeg, see päevapesa oleks tõesti kõigi jaoks selline lõõgastuse ja koosolemise aeg, et keegi enam ei pea jooksma selles päevapesas jõulu ilusas ajas poodidesse, ei pea minema kinke ostma, ei pea minema toitu varuma, mis ei tähenda muidugi seda, et üks väike sutsakas on ju, aga tõesti, et see päevapesa aeg võiks olla koos päikesega pesas olemise aeg. Ja koristamine on tegelikult ka omalaadne taig või kodune nõiatarkus, sest me peame ja oleme alati pidanud pühi kodus. Ja see on siis see pühade pidamise koht, et see on see võlukamber ja loomise pada. Ja see loomise koht ja pühade pidamise koht peab olema puhas, peab olema pidulikum kui argine ruum. Ja seetõttu siis ja just sellel toomapäeval, päikeseaasta lõpetama hakkamise päeval peab saama kogu mustus kodust ära, kodu puhtaks selleks pühade ja loomise ajaks. Ja
vanasti, eks ole, suitsutaredes, et seda tahma ja tolmu oli rohkem kui meil, mida pühkida, aga kahtlemata, et ka meil väärivad oma kodused ruumid ja majapidamine korda tegemist. Ja igaks juhuks jälle tulen siia vahele sulle, et meie oleme siis viimase 15-16 aasta jooksul nüüd elame maakodus, oma sellises toredas maakodus, kus on ühtemoodi nende pühade tähistamine, aga oleme pikalt elanud ka tegelikult korteris, et see, et sa elad korteris, üürikorteris, mis iganes, nagu kus iganes sa elad ja mis iganes kliimas tegelikult sa elad või kus maailma osas sa elad, sa saad luua endale need jõulud nii-öelda põlisel, ütleme Eesti moel, kui sa oled eestlane, kui sa tahad seda selliselt teha. Et ei ole vabandus, et ma ei saa, sest ma elan näiteks, ma ei tea, modernses linnakorteris, ma ei saa põliseid jõule tähistada, et See valem on ju selline, eks ole, et sa oma koduse elu muudad puhtaks, muudad pidulikuks, teistsuguseks, pühalikuks ja see aitab sul pühi pidada. No näiteks mu ema oli küüditatud Siberisse ja seal ei olnud kuuske ja nad tõid männid endale jõulude ajal tuppa. Ja kui sa oled kusagil, kus ka okaspuid ei ole, noh siis leiad midagi muud rohelist või erilist, millega oma kodu muuta. et see põliste jõulude tähistamise nagu valem või trikk või siis jah, see essents ongi selles, et sa teadlikult häälestad ennast päikesega koos pessa minema ja seal pesas on sul väga hea olla, kui sa tuled välja argisest olekust, ehk siis nagu see tulebki siis läbi selle puhastuse, läbi kaunistamise, läbi nende eriliste ehete siis loomise või koju toomise, mis muudab sinu enda koduse argise olemise täiesti teistsuguseks, pidulikuks ja pühalikuks ja siis saad sa sinna päevapessa minna ja siis saab sul tulla see jõulutunne, see millegi teistsuguse tunne. No meil on mõned tarkused ja tavad ka eraldi välja toodud. Siin juba eelnevalt on küsitud, et mis asjad need kaitsemärgid on, mida akendele ja väravatele ja ustele on tehtud. Tegid puust ette ja roheliseks, mitte noh, digitaalselt täiesti roheliseks. Et need on sellised korrapärased geomeetrilised nõiamärgid, nagu meie vanem märgivaramu on, püstised või kaldristid või viiskannad. Ja mõnel pool on tehtud siis jõulude alguseks esimene rist ja vana aasta õhtul või jõululaupäeva õhtul teine rist ja siis uue jõulul ehk kalendriaasta lõpul kolmas rist ja siis ring omakorda ümber. Et kui ei ole meeles, siis noh, näiteks, eks ole, et toomapäeval pole meeles või ei jõua teha, siis võib teha sellel jõululaupäeva õhtul või nääri õhtul või kasvõi siis 6. jaanuari õhtul. Et kui on see jõulude lõpetamine ja neid märke on tehtud kõik avavused, mis toovad koju ja majapidamisse uste, akende, väravate kohale või peale. Kriidiga, söega, tõrvaga. Mina tavaliselt teen praegu pliiatsiga. Ja mul on hea meel, et sa tõrvaga ei tee, sest minu arust sa mingi rasvakriitika oled ka teinud, sest ma olen saanud neid riste sealt veel jaanipäeva paiku akna pealt maha kraapida, nii et Ato võtab seda väga tõsiselt, nii et te võite ette kujutada, kui ilusti meil on kaunistatud kõik meie aknad ja avavused. Äkki ma ikkagi peaks ta liivima kasetõrva selleks korraks. Jah, ma arvan küll, et sa võiksid teha. Ja nagu meil on olnud külalised, kes küsivad, ja laia pintsliga. Et keda või mida te peletate, et on nagu, meil on ikka neid märke on seal ikka põhjalikult. Nii, aga märke tehes päripäeva ümber maja või ümber majapidamise ja see on ühtlasi piiramine. Piiramine on meie rahva kultuuris üks väga olulisi taigasid või tarkusid. Kõike olulist ja väärtuslikke piiratakse olulistel hetkedel ja piiramine on ka lihtsalt ringi tegemine ümber oma kodu ja kui seejuures lõigatakse neid märke ja kui kellelgi on ka oma loitsusõnad, siis võib neid sinna juurde öelda. Ja see ei ole... Aga tegelikult las ta olla, kui ta läks. Selle kohta võib öelda, et see on kaitsemärk, aga sama hästi võib öelda ka õnnemärk, et oleneb, et kust poolt me vaatame. Näiteks, et valguse süütamisel,
kui paneme toas tule põlema, et kas me tõrjume pimedust, kas me võitleme pimedusega või me loome valgust. Ja mina eelistan ise küll mõtestada kõiki asju, mis ma teen niimoodi, et ma loon head, ma loon valgust, et samamoodi ka erinevate jõulutavade täitmisel. Niimoodi vist on tegelikult kogu meie rahvapärimus üles ehitatud, et me ennetame, me nagu loome tulevikku, mitte kuidas öelda, ei peleta juba olemasolevat halba, vaid me tegelikult loome kogu aeg seda kaitstud ja õnnerikkast tulevikku läbi nende märkide. Ja mul tekkis kohe küsimus, ma ei tea, mõni vist osalejatest küsis seda enda peas, et kes seda peab tegema? Peremees, perenaine, aga miks mitte, kui on selline terasem perepoeg või tütar, võib-olla hoopis tema, et see, kellel tuleb meelde, kellel on väge, see teeb. Ja mida sa sellel ajal mõtled või kas sa pead midagi veel ütlema või kuidagi olema eriliselt ka või? No ma ütlesin, et kui kellelgi on oma loitsusõnad, et võib öelda neid erilisi loitsusõnu, iseenesest ma ei ole lugenud, et oleks talletatud selle kohta, aga miks mitte. Ja kui on ka see sama jõululaulukene, mis siin juba enne kõlas, et miks mitte ka seda lasta tulla, et lauldes seda ringi ümber kodu teha. Aga sellises heas tundes, eks, ja oma kodule mõeldes, oma kodu kaitstes. Aga nüüd küsimus tuli, et kui sa elad 2., 3., 4. või 9. korrusel, et kuidas ümber maja käid, et seda Päästeameti autot redeliga ei ole vist vaja kutsuda, et sa võid need ristid teha ka toas käies, aga jällegi siis nagu ringiratast. Ja aknad loomulikult tänapäeval on ju kõik võimalikud ekraanid, mis toovad meie koju suure ilma palju tõsisemalt ja palju rohkemalt kui uksest ja aknast iialgi tuleb ja et seetõttu on põhjust ka igasugu kuvaritele ja telefonidele need märgid peale teha. Kas autoakendele ka? Autoakendele ka, jah. Mul on tunne, et nende märkide tegemise teemal võiks kohe niimoodi põhjaliku, väga detailse koolituse teha. Aga mida mul endal on tunne, et see on tegelikult nagu ka selline enda väe koondamine oma kodu kaitsmiseks, oma kodu, oma nagu selle nagu hoone, kodu kui hoone, see on nagu temale pai tegemine või selline nagu tema ka nagu ettevalmistamine. Hoolekanne või pühitsus. Jah, õnnistus. Sa teed midagi ka sellisel vaimsel või poolvaimsel kujul oma kodu ja oma lähedaste heaks. Kui on siis märgid tehtud, siis on ka hõbevalged kaabitud toanurkadesse, ukse lävepakkudele. Ja hõbevalge kaapimine siis ükskõik milline hõbedast ese, see võib olla ka lusikas, teravapoolne nuga ja sellega siis mõned raasukesed hõbedapuru kraabid oma kodu valgustamiseks. Nii, kas jõuame pühadni ka? Nii, aga siis see toomapäev ikkagi veel käib, meil on koristatud, meil on tehtud jõulutähed, jõuluristid, hõbevalge ja siis et veel viimane hoop anda sellele mustusele, laiskusele ja rumalusele on meie rahvas varasemalt üle maa läinud välja ja viinud kodudest ära tahmatoomad või tuhapoisid või tuhatüdrukud. Ja see on siis ükskõik millistest käepärastest vahenditest valmistatud nukk. Sinna varem pandi sageli sisse põhku, aga tänapäeval see võib olla ka lihtsalt ajaleht. Et sa teed ühe inimese taolise nuku, see võib olla suur, see võib olla väike ja mõtled, et sellega nüüd siis viid kodust ära kogu selle tuha ja tahma ja mustuse ja laiskuse ja hädad ja haigused ja viid kuhu? Viid kellegi teise ukse taha või värava taha. Siin nüüd ma juba kuulen hädakoori tõusmas, et kuidas siis selline see ei ole viisakas. Inetu tegu. Miks midagi sellist teha on? Jube ebaviisakas. On, väga. Aga asi on niimoodi, et kogu rahvas on seda meil teinud või peaks tegema, et see selline üldrahvalik taig puhastumiseks, tervenemiseks, et kõik on seda varem teinud ja võiksid ka praegu teha, et ühiselt hoolitseda, et meie Eesti või meie maavald, meie kodud oleksid puhtad ja terved. Ja siin tuleb kogu aeg meelde see Jane Pakhofi lugu. Ma enne vist nägin Janet online'is ka korraks.
Jane kuuleb meid Londonist ja tema lapsepõlvekodu Hello, oli, London. oli Suure-Jaani lähedal kuskil, eks ju. Ja, Ja neil oli hästi-hästi tore elav traditsioon, et kui algas siis toomapäev, siis tema ema tegi lastele siis, kas lapsed tegid, vot täpselt detaile enam ei mäleta, aga et terve päev laps. Ema tegi meile. mhm. Jane, Tšau. Et jaa, tahad sa korra ise sellest rääkida, see on nii tore traditsioon ja nii tore nagu elav kogemus. nüüd, kuna ma olen 40-aastane, siis ma saan täpselt aru, mille pärast see tahmatoomas tekkis, sest emad ja isad saavad rahulikult koristada, kui lastel on palju tegevust. Elasin Suure-Jaanis tol ajal ja meil oli kortermajas ja mitte ainult minu ema, aga kõik naabrid siis tegid tahmatooma ja meil olid kelgud ja meil oli nii palju tööd, sest seda tahmatoomast oli vaja ühe maja eest teise ette tassida, mida kaugemal, seda parem. Et mõte oli siis selles, et ema seletas meile, et kui meil on tahmatoomas maja ukse taga või korteri ukse taga, siis see tähendab seda, et me oleme laisad ja mustad inimesed, et see on väga tähtis töö see sealt maja eest või korteri eest ära võtta. Et oligi niimoodi, et me olime mitmekesi koos, et paarides, et muudkui jooksime ühest linna nurgast täis, et neid tahmatoomaid ära viia, et kui koju jõudsime, oli jälle uus tekkinud. Et tegelikult väga põnev tegevus, kui sa oled väikene ja võtad seda nii tõsiselt ka. Et see ei ole ainult ennemuistne lugu, et see toimub ka siin ja praegu. Et see on osa meie rahvakultuurist, mis sest, et kõik seda ei tea ja ei pea. Aga no meil praegu on Teeme ära talgud, eks ole, et kui on jäetud tahmatoomad tegemata ja see mustus igale poole muudkui on kogunenud, et siis see on siis nagu selle nagu ennetav Teeme ära talgud, et mustus oleks juba enne peletatud. Kas see tahmatoomas oli seotud ka kuidagi sellega, et ahjud puhastati ka enne jõulu puhtaks, ahjud ja pliidid? No Selle toomaga. toomapäeval, noh, mis majapidamises oli 2 küttekollet, üks oli reheahi, kus tehti ka süüa lees ja teine oli suitsusauna ahi, et need mõlemad kivid võeti välja, puhastati tahm ära. Et kui keegi mõtleb siin oma korstnate, lõõride ja soemüüride puhastamisele, siis ka nagu pärimuslikus võtmes on just toomapäev kõige õigem päev selleks. Ja siis selle mõnusa nõgise tooma siis viid. No siis saate naabritele viia ühe tummise tahmatooma. Aga hästi oluline on jah, see kuidagi kodust ära viia, oma majapidamisest välja, et nagu selle eesmärk tegelikult ei ole niivõrd nagu nii-öelda teistele seda sokutada, vist nimelt, et mina oma elamisest saan välja koos selle tahmatoomaga läheb kogu mustus minu perest, minu kodust. Nii, ja küsimus, et mis ma peaks tegema, kui siis minu ukse taga on, no viid Sokutad edasi. teistele, jah. Ja kui pühad saavad läbi, no siis paned prügikasti või teed lõkke ja põletad ära, kui prügikasti ei ole. Küla, kus elab 2500 inimest Eestis. No kusagil ikka on. Tallinnas või? Peetris või? No nii. Üks nipp nüüd veel tahmatooma juures on see, et selle viimine peab toimuma salajas, et siis on mõjus. Mitte suure kisaga. Ja et teate, mis juhtub? Juhtub võluvärk, et kui sa lähed salaja viima, sa tead, et keegi ei tohi näha ega kuulda, süda hakkab põksuma, selline ärevus, pulss tõuseb, vererõhk tõuseb ja see on selline kõva adrenaliinilaks. Ja ka lastele jääb see eluks ajaks meelde, et ei ole vaja teha mingisuguseid ekstreemsusi kusagil raha eest, vaid siin võid täiesti oma rahvakultuuri järgides saada südame põksuma. Nõnda, kodu on puhas, on tehtud õnnetoovad märgid, pandud välja ja nüüd on siis see hetk, kui koju ja tuppa võiks saabuda jõulukuusk või vanapärasemalt jõuluõled. Et kaua aega, sajandeid, võib-olla aastatuhandeid on meie maal ja ka paljudel teistel maadel toodud jõuludeks tuppa õled põrandale laotatud maha. Ja just siis nende maha laotatud õlgede peal on inimesed maganud jõulude ajal. Ja
et see alguse hetk siis on nendel niimoodi, et seisab peremees või sulane või perenaine või keegi teine selline atsakas pereliige ukse taga, kas õlekupuga või jõulukuusega ja küsib, kas jõulud võivad tulla. Ja toas, no eeldatavasti kõik on juba ootel, eriti väike pere ja hüüavad rõõmsalt ja jõulud võivad tulla. Ja kui te tahate, et see oleks nagu eriti vägev, siis tehke korraga seda 3 korda. Paljusid selliseid erilisi rahvatarkusi ja taigesid on tehtud 3 korda. Ja siis uks läheb lahti ja jõulud kas kuuse või õlekubu näol tulevad tuppa ja siis on need pühad alanud. Kuusk pannakse varasemalt muide. Tõenäoliselt minu vanaisa magas kuuse all, mis rippus laes. Et Eestis alguses kuuski riputati lakke nagu jõulukroone. Et kuusk ei saanud ju põrandale laotada. Põrandale laotati ainult õled. Kuused rippusid algul laes. Hiljem alles mõisate eeskujul hakati need ka põrandale panema ja selle jaoks valmistatud kuuse jalgades. Nii või naa, kuusk või õled või mõlemad jõuavad tuppa ja on aeg siis jätkata kodu ehtimist. See on väga-väga tore hetk ja meil on nagu endal, kuna meil on 3 väikest last, siis nüüd nad on juba suured, aga et nendel aegadel, kui me oleme tõesti nende sünnist saadik ju seda tavat tähistanud ja nad on nii elavuses ja see on nagu hästi-hästi tore, tõesti selline hetk olnud laste jaoks ka ja näiteks siinsamas pildil on näiteks õlekupu, ma mäletan, me tõime ju Eesti Põllumajandusmuuseumist koos hiirega, kes meil pärast seda elas autos tükk aega. Ja sellist ilusat kõrget rukki õlge ju ei saa enam tänapäeval kuskilt. Enamik õlgi on masindatud ja pakki pandud, aga mõnest kohast saab ka ikkagi käsitsi lõigatud, käsitsi pekstud pikka rukki õlge. Ja see konkreetne pilt on sellest ajast, kui me elasime korteris ja meil tulid siis jõulud niimoodi ühe õlekubu ja kuusega. Nõnda. Ongi jõulud alanud. Jõulud on käes. Me oleme juba peaaegu tund aega rääkinud ja me jõuamegi jõuludega. Paneme hoogu juurde. 19.35. Nii, kuidas see lauluviis nüüd õllib? Pühad tuulid, jõulud jõudsid pühi, pühad tuulid, jõulud jõudsid pühi, kallid ajad kaldusivad pühi. Kallid ajad kaldusivad pühi, joodin orsti anta võtta pühi. Joodin orsti anta võtta pühi, anti apu kapustita pühi. Anti apu kapustita pühi, apu kapule mikesta pühi. Apu lemmikesta pühi. Ega neid päris jõululaule väga palju ei ole. No on üle maa ikkagi need koguneb omajagu. Aga jõulude ajal on lauldud kõikvõimalikke laule. Väga palju on lauldud ja seetõttu on ka siis laulu- ja mängupühadeks on neid pühi kutsutud. Aga kui te tahate vaadata veel lisaks võib-olla oma kodukandist või siis sõnu, mis teid rohkem kõnetavad. Praegu meil on olemas veebis Regi laulude andmebaas. Ma panin siia kõrvale ka selle pildi ja selle link on siis siin. Ja seal on selline otsilahter, et otsi sõnu laulu, mitte laulu andmetest, aga laulu tekstist. Otsi sõnu laulu tekstist. Ja siia kirjutati jõulud ja siis ta kuvab kõik võimalikud laulud, kus on see jõulud on sees. Ja seal on väga palju kalendrilaule, aga on ka laste ja muid laule. Ja sealt saad siis avada ja pange tähele, et seal all andmebaasis on kuvatud ainult mõnikümmend laulu korraga ja seal all on nooled. Sealt saad avada järgmise ja nii edasi lehekülgi, et see Regilaulude andmevaramu on meil väga suur. Väike andmebaasi koolitus ka siiani muuseas. Jaa, see on ju vägagi vaja. Aga vaata päriselus on nagu, ma saan aru, hästi paljud inimesed ütlevad, et väga tore on ju, et sa lähed ja otsid seal kuskil, aga sa ei pane ju oma teismelisi laulma ja ka meie ka oleme nüüd päris ausad ju, päevad läbi ei laula ju jõuluajal. Näed, Randveres on 2500 inimest. Randveres. Tere, Randre! Et nagu kuidas siis teha see päevapesa eriliseks, et ongi, et ülejäänud maailm tegelikult ei ole pesas, on ju. Näed, siin kalendri tähtpäevad 22-23 inimesed on tegelikult ju tööl veel see aasta meil on ju.
aga meie nad ei ole, et meie oleme loonud endale niimoodi siukse elu, et meil on alati olnud see 22, 23 on lihtsalt tehtud vabaks, sest see on meile oluline, me tähistame seda jõulu niimoodi ja kaitseme seda aega, et see on nagu tõesti, see on üks olulisemaid asju nüüd selle jõulu juures, et sa teed selle toomapäeva koristuse, aga alates 22. oled ka teises olekus ja perega teadlikult. Et see on üks selline täitsa kohe huvitav asi, et see on nagu häälestumine, see on kokkulepped ja see on nagu põhimõtteliselt sa kaitsed oma kodu ja sa kaitsed samamoodi ka seda pesa. Ja need kokkulepped tähistavadki meie jaoks nagu seda ka, et nagu no näiteks väga ekstreemne asi, mida me ikkagi oleme üsnagi püüdnud hoida, ongi see, et kui muidu on need ekraanid ju kogu aeg meil lahti ja õudselt imevad meid endasse ja sinna võib tunde ja neid elupäevi lõputult sisse panna, siis päevapesa ajal meil on kokkulepe, et meie ei ole ekraanis ja me vist ei lülita üldse oma seda internetivärki siin sissegi. Ja muide, see võib olla väga ohtlik ja häiriv, et igasugune sõltuvus, eks ole, et seda ei saa ju niimoodi paugu pealt lõpetada, see võib olla piinarikas. aga ütleme nii, et see võiks olla taotlus ja kokkulepe ja lihtsalt. kui sellest ka varem juba omavahel kõnelda ja arutada ja kokku leppida, siis seda on lihtsam ja need jõulud, mis nüüd tulevad, ei ole ju viimased, et tulevad järgmised ja ülejärgmised jõulud ja et oluline on minna teele ja seada siht. Mis on järgmine asi tuleb? Et nagu jõulud toidust hakkame Nii. rääkima või? Et me rohkem sellest ei räägi, et laulud, tantsud ja mis veel teha või? Mängud tulevad Mängud tulevad veel, selge, siis räägime nendest ka veel. Väga hea. Toidust ja, et vot sellest me siin nagu ka oleme rääkinud, et eks ju, et see noh, mis on tänapäeval justkui inimestel see jõulutoit on ju seapraad kindlasti, kartulid, noh, mis on traditsiooniline nii-öelda, paneme selle süldi keema, paneme pasteeti teeme, eks ju, need on kindlasti laual, puhlamoos justkui või erivorstid, aga noh, see on nagu, ütleme, selline kaasaegne sihuke äge selline kompott, eks ju, mis on tänaseks justkui jõulutoiduna nagu justkui sihuke üldteada Eesti jõulutoit. Aga kui mõelda siis sellisele vanale traditsioonilisele toidulauale, mis kindlasti ka võiks olla ja just nagu siin pildil on ka, et ta nagu, et kui see on hingede püha ka ja me teame, et meie esivanemad läbi mitme põlve on ka siin, siis mis on see toit, mis nagu nende jaoks on toit, mis veel meenutab toitu, sest väga palju meie toitu tänapäeval on ju väga siukse huvitava välimusega, et sa isegi ei saa aru, et see toit on või no ütleme, kui sa vaataksid sellise 150 aasta taguse hingede silmadega seda, mida meie täna toiduks peame. Aga mis on see toit siis, noh, lihtsalt kui ära nimetada nii-öelda artiklitena nagu erinevate elementidena, siis ongi kindlasti leib ja nagu eriti äge, kui see leib on just nimelt selle jõuluorika kujul. Ahtal on siin mingi hästi vana pilt, kus ma veel üldse ei osanud neid jõuluorikaid teha, täna ma olen sellest palju osavam. Et ma tegelikult ikka oskan juba teha siukse leiva, mis on päriselt ka seakujuline. Ja see jääb siis selliseks nagu kaunistuseks, selliseks nagu selleks leivaks, mis toob selle leiva lauale, ehk siis mis hoiab tegelikult perel ikkagi, et oleks küllusvool, eks leib on toidu ema, leib on laual. Ja see jõuluorikas siis põhimõtteliselt leiva, seakujuline leib on siis selle looja, selle sümbol, see, mis kogu jõuluaeg on, seda ei sööda ära, et see on nagu kaunistus tegelikult. Ja seda jõuluorikat ka näiteks minu vanaema teadis ja seda on nagu tehtud. Leib, siis õlu, joogina, eks ju, see õlu võib olla kohe täiesti eraldi teema veel, on ju, kuidas seda ise tehti ja kuidas igalühel olid omad retseptid. Kes õlut teeb, no maltoosa õlle võiks nüüd küll panna lähipäevil käima. Linnas õlut vist enam ei jõua teha. Jõuluvorstid, vanasti tegelikult ei olnud verevorstid, olid tanguvorstid, valged vorstid on ju. Ja pähklid ja näiteks ka kapsad igal kujul, naerid, oad, kala või kõik sellised toidud ka, et mis on nagu oleneb siis millises Eesti piirkonnas, mis on olnud, noh, kui on rannikurahvas, siis kindlasti kala ka. Et toidust võib-olla rohkem ei räägi. Võtaksin kokku. See üldine tava on see, et kogu jõuluaja on laual leib, liha ja õlu ja need peavad olema avatud. Näiteks kui on õllekapp, et see gaas ei tohi peal olla, sest muidu hinged ei saa seda
õllelõhna sealt on manitsetud just nii. Et need 3 asja peavad kindlasti olema kogu aeg. Sul ei ole, Et sul on kapp. see leib on küll terve, Jah. jah, kapp on kinni täiesti. No vot. Et leib seda jõuluorikat lahti ei lõigata, aga liha võib olla ka üks väike tükike, seda õlut sa võid uuendada, see võib olla ka vabalt sul klaasi sees või ükskõik millise nõu sees. Aga need peavad olema päeval ja öösel jõulude ajal laual. Aga mis nüüd edasi on öeldud, et mida rikkalikum on jõuluajal toidulaud, seda rikkalikum tuleb uus aasta. Aga see rikkalik on suhteline, et see, mis meie esivanemate jaoks oli ülim pidulaud, on tänapäeval argipäev. Me sööme väga palju paremini ja oma pidulauda kattes, kui need 3 põhiasja on olemas, siis igaüks ise vaatab, et mis on sinu jaoks eriline, pidulik ja võib-olla ka kallis. Et mis sa tahad sinna panna. Ja nii ongi. Jaa. Kas kellelgi on midagi? Küsige jooksvalt, lähme edasi, vaatame, meil on siin veel igasugust toredaid jutte. Valgus. Et seda nüüd jällegi seostatud hingedega, kes on kodus käimas, et öösiti või pimedal ajal, peaaegu kogu aeg on öö jõulude ajal, et üks tuluku peab põlema, et hingedel oleks valgust. Ja varasemal ajal, kui oli küünal või veel enam peerik, siis üks inimene oli kogu aeg valves ja valvas tuld ja vahetas tuld, et see tuli oleks üleval. Tänapäeval on väga lihtne, on pika kestusega küünlad või ka väikesed jõulutulukesed ja saad selle turvaliselt jätta siis sinna jõululaua juurde põlema, et hingedel oleks valgus ja tava oleks täidetud. Aga ei ole hullu, kui see on LED-lamp, eks ju? Valgus on valgus. Jah, sest tõesti tuleohutuse peale tuleb ikka enne kõike mõelda, et jõuluaeg on meil väga palju tulekahjusid ka, on ju. Et meil ikkagi põleb nagu siis jõululaupäeva öösel, põleb öö läbi see päris küünal, aga paneme suuremale taldrikule või vaagnale, et kui juhtub ümber minema. Või mingi laterna sisse, kaitseme ära. Ühesõnaga, et toas on valgus, aga nii kummaline kui see ei ole, et välja valgust aknast, just maja aknast paista ei ole tohtinud, nii väiksed ja suured, kui need aknad ka vanasti olid, et aknad kaeti kinni, sest teati, et nii kaugele kui jõuluöödel aknast paistab toast valgus, nii kaugel ikaldub tuli. Et suvel on vastu... Ikaldub vili. Ma ei ole veel jõuluhullud pruukinud, aga keel läheb juba sõlme. Et see suvepühadel on vastupidi, et mida kaugemale paistab Jaani või Leedo tuli, seda kaugemale õnnistab põld ja meri, aga talvel on vastupidi, et see toast tuli ei tohi välja paista. Ja see on nüüd keeruline koht. Meil on suured aknad, me pole harjunud need kinni katma ja ei olegi lootust, et seda tava nagu väga hästi järgida ei õnnestu, aga peame vähemasti meeles. Aga see on natuke nagu see pesa loomise koht ka, vaata, et me oleme pesas, et keegi ei saa kuskilt nii aknast sisse piiluda ja et me oleme oma sellises hoitud, kaitstud pesas, need kaitsemärgid on akendel ja ustel ja kardinad on ees, et see, mida me seal loome, et seda ei pea teised nägema. See on nii nagu pärinduspulmas, et pruut peab olema kaitstud selle kõige hellemal ajal. Selle loomise hetkel peab olema kaitse, jah. Mängud. Mida on vanasti mängitud, on mängitud põhkudega igasuguseid asju, aga etteruttavalt, et ükskõik mida te mängite, olgu need uued lauamängud, mitte ainult telefoni ega arvutimängud, aga mängud, mida te saate mängida teiste inimestega näost silmast silma, et need on head mängud. Ja ma nüüd avastasin, et minu tudengid Maaülikoolis oli vist, ei teadnud, mis asi on vägikaigas või vägikaigast vedama. Ja see tähendab, et on juba päris palju peresid, kus sellest ei räägita ja vägikaigast ei veeta või ka sõrmkooku. Ja kui ma tulin sealt loengust ja siis saunalaval rääkisin oma poistele, et selline lugu, et ei teata, siis nad ütlesid, et nemad ka ei tea, mis on sõrmkooku vedama. Nii et Laanega saunalaval esimest korda vedasime sõrmkooku. Aga sõrmkooku teeme nüüd ühe näite. Meid ei ole vist näha, eks ole? On küll, asi. Väikselt. Hästi väikselt. Et nimetis sõrmega tavaliselt, ja kes siis teisel lahti veab? Näete, me oleme võrdsed. Tänapäeval on mehed naised võrdsed. Aga kes lahti veab, see on siis võidumees. Aga neid mänge, igasugused vanu mänge, mis on osavusmängud ja
ja väga vahvad teistsugused mängud. Kui me oleme teinud neid jõulumänge, siis mis siin on siin vasakul, all paremal, see rebase mäng on lastel alati tekitab nii suurt elevust, et see on, kuidas sa seda nüüd kirjeldad? Sa võtad jämeda manööri või köie Mhm. ja võib-olla näiteks autos sul see tagavara auto vedamise köis, kui muud ei ole. Ja teed sellest kahekesi, siis teete väga Suure suure silmuse. ilmuse. Ja see peab tõesti nii suur olema, et sul on nagu lapsel on vähemalt sihuke turvaline tunne, et sa saad hüpata sealt läbi ja siis on nüüd küsimus, et kuidas need Ja valvurid peavad jah, tõmbama silmuse silmuse kokku. kinni, aga loomulikult niimoodi, et keegi haiget ei saa, et kui seda niimoodi õrnasti, aga toredasti teha, see on hästi tore osavusmäng ja lastes tekitab väga palju rõõmu. Kui lapsi on rohkem, siis tekib järjekord, suur elevus, aga peab vaatama, et see suund, kuhu nad jooksevad, et see oleks turvaline, et nad seal millegi otsa ei kukuks. Ühesõnaga, julgustame teid tegelikult otsima natuke uuendama mängude repertuaari, mis saavad olla siuksed seltskonnamängud või igast vahvad mängud ja need võivad olla ka siuksed nagu mõttemängud mingis mõttes, aga ikkagi, et me liiguks, sest ongi see, et jõulude mõte tegelikult on tuua ennast argisest välja, olla mingis teistsuguses olemises. Ja kui me sageli istume ikkagi oma tööde raames tänapäeval, vaata istume ekraani ees, siis võiks olla jõulud selline aeg, kus me seda kindlasti ei tee, teeme just vastupidiseid asju, liigume, mürame, möllame, oleme lähedastega koos. Ja, et muidugi, et need on nüüd siis need klassikalised jõulumängud, aga neid võib mängida ka muul ajal, see ei ole üldse keelatud, näiteks hakata kohe harjutama. Aga üks mäng, mille õpetas mulle minu saarlasest isa, Pöide kandi mees. See on siis kingsepal või rätsepal silma peast välja löömine. Et varasemalt tehti sellest samast põhust, mis oli põrandal, üks nukk, kolmejalgne sageli ja peamoodi asi otsas ja üks siis pulk, luua või harjavars jalge vahelt läbi, taguotsad vastakuti, kummardavad. Ja see, kes on näoga selle kingsepa poole, on kaitsja ja kes on seljaga selle poole, siis hakkab surkima, üritab selle pikali lüüa. Ja see näoga selle kingsepa poole olija omakorda kaitseb, aga kui läheb kaigas vastu seda nukku, kukub maha, siis osad vahetuvad või tuleb järgmine mängija. Muidugi õlgi, eks ole, enamikul ei ole, aga me oleme sageli lahendanud selle Coca-Cola pudeliga. Näiteks, või on midagi tervislikumat. No ühesõnaga mingi plastist veepudel või lihtsalt veepudel jah, et täita, et siis natukene vedeliku põhja ja siis seda saab väga edukalt mängida. Lähme edasi. Pähklitega jõulurebane. Et on kaks mängijat, pealtvaatajaid võib-olla rohkem. Aga üks on siis see, kes laob pähklid ükshaaval maha ja... Nagu näite siia. Ma lihtsalt kirjeldan, te näete pilti ja ma näitan seda hiirt. Need ringikesed on seal pähklid ja neid laotakse sinna maha siis jutuga, et see on nüüd saba, siit pea, käpad, ja siis mõte on selles, et see, kes kuulab, siis tema jätab meelde ja peab selle samamoodi tagasi panema. Et kui see ladumine käib, siis see teine mängija vaatab ja näiteks ma teen 4-osalise, ma ütlen, et pea, käpp, saba. Nüüd teine mängija pöörab selja ja mälu järgi peab ütlema pea, käpp ja juba läks valesti ja nüüd ta ei saa. Kui ta arvab õieti ära, siis ta saab need endale ja rollid vahetuvad või tuleb järgmine mängija. Ja pähklid vahetavad omanikku. Nõnda, aga mängud, uued mängud, vanad mängud, kõik on lubatud, soovitavad. Siin kaugemale, siin on väga kena raamat Eesti rahvamängudest, kodust, raamatukogust, antikvariaadist võite leida. Ja samuti ma panin teile lingi, siia on vanad jõulumängud, terve ilus nimekiri selgitustega mängesid sellelt lingilt leiate ja võite oma rõõmuks mängida. Nii, kätte on jõudnud 24. jõulukuu. Kõige tähtsam. See on vana aasta lõpp,
Jõululaupäev on vana aasta ehk siis päikese vana aasta. Ja üks tähtis asi selle juures on saun ja seda sauna on tavaliselt köetud valgel ajal, et enne pimedat saaks saunas käidud, mõnel pool juba hommikul. Ja jälle kord peab ütlema, et ei ole vabanduseks, et sina elad linnas ja sinul ei ole sauna ja sul ei ole sütsusauna ja sul ei ole ühtegi tuttavat ka, kellel sauna on. Siis ka meie pere on olnud selles seisundis nii-öelda ja me oleme käinud siis näiteks spa-saunas. Me oleme lihtsalt teinud ühe korraliku vannitamise päeva lastega, et nagu või lihtsalt duši all võib-olla kasutad siis mingit ägedamat, ma ei tea, mingisugust käsitööseepi või midagi, aga ühesõnaga puhtaks tuleb saada tegelikult. No ja tänapäeval on igasugu inimesed on ju rännanud ja näinud asju, et võib-olla usk ei luba veega pesta, no siis pesete liivaga või tuhaga. Jah, mis kõik veel on võimalik. Peaasi, et puhtaks tuleb saada, jah. Et see pesu mingil iganes kujul tuleb ära teha, et see vana aasta jääks siis nagu sinna vanasse aastasse. Saunas on käidud, päev edeneb, no ahjus muidugi asjad küpsevad veel jällegi. Minu lapsepõlvest ükskõik millal ma meenutan, tuleb kaneeli või saiade lõhn ja ahju seaprae lõhn ja verivorstide lõhn. Et ka lõhnad on osa jõuludest. Piparkoogid, jaa. Vürtsil. Aga see laud siis lõpuks katab ja on selline, nagu teie meelest on kõige pühalikum, pidulikum ja rikkalikum ja nii nagu võimalik teil on. Aga siis on see koht, kus on tungiv soovitus ja rahvatarkus, et jõuluöösel, õhtu ja öö jooksul tuleb süüa 7, 9 või 12 korda. Ja ma tean väga tublisid tavajärgijaid, kes on üritanud süüa 12 korda kõhu täis. Ja sattunud haiglasse. Ja me nüüd oleme siin arutanud, kaalunud ja muidugi ka katsetanud aastaga. Me oleme teinud katseid, korralikke katseid oleme sellega teinud. Ja siis meie arusaamine on selline, et see on üks söögikord, võib olla ka üks pähkel või üks mandariin. Me ei kutsu inimesi ennast surnuks või lõhki sööma praegu üles. Aga oluline on lugeda üles, teha vahe. Ja ütledki endale, et see oli nüüd minu üks söögikord. Esimene söök võib-olla tõesti, eks ole, on rikkalik ja maitsete igasugu asju, on siis üks. Aga edasi juba läheb vaevalisemalt ja siis hoolega järgid. Aga et kuidas nüüd lugeda need õiged korrad kokku ja kuidas teha vahet. Ja minu vanem tütar Mana leiutas ühe toreda abivahendi. See on siis jõulusöökide tabel. Ja võtate ühe paberilehe, kirjutate üles nimed. Pereliikme nimi. Ühte ja teistpidi ja söögikorrad 1-st 12-ni või 9. Saab ristisid tõmmata sinna, kui oled jälle söönud midagi. Ja paned seina peale või laua peale ja iga sööja siis ise märgib endale ära, et mul oli nüüd siis näiteks 8. söögikord. Selline väike abivahend. Ja ühtlasi annab ka jõulude õhtule tegelikult mingisuguse teistmoodi vaata sellise nii-öelda ülesande, mida jälgida enda juures ja sellise üksteise jälgimise ka, et kuule, vaata, sul on siin praegu nii ja nii mitu korda, et äkki oleks jälle aeg. Ja, et kui süüa siis niimoodi nii mitu korda, siis see annab eelolevaks aastaks jõudu ja väge ja tervist ja just see teadlike korduste arv. Sellega teadliku korduste kunst annab selle mõju jõu. Aga vägi tähendab võro keeles rasva, nii et mulgi keeles ka, et vägi on rasv. Kui süüa, siis saad vägevaks. Ja, et paks inimene on vägev inimene. Aga siis edasi õhtu edeneb, nii nagu kellelgi on, kusagil käib jõuluvana, laulud, mängud, laulud, siis saabub kesköö. 24. jõulukuu kesköö. Päev saab läbi ja see on nüüd hetk, kus algabki siis päikese uus aasta. Kalender, ka Hiie kalender, mida ma koostan. Et siin see lõpeb nii nagu ikka, et see jõulukuu läheb veel edasi, aga rahvatarkuse kohaselt me teame, et siis 24. saab üks aasta läbi ja kell 12 öösel on põhjust
miks mitte ka šampus avada või mõnda muud tava järgida. Igal juhul soovida head uut aastat. näiteks minu perest oli see üks tava, mida me oleme kogu aeg järginud, et muidu me ju, minu sünnipärast niimoodi ei järgitud neid jõulutavasid, noh, loomulikult see söömine kõik, aga need uued sokid, et sihuke uskumus, et kui on täiesti kandmata tuttuued sokid sellel aastavahetuse hetkel jalas, et siis tuleb jõukas aasta, hea aasta. Sellega meil isegi vahel paanika olnud. Jah, Ega sa isegi mitte ükskord poodi ei sõitnud kiiruga veel. ei, ka mina olen seda traditsiooni nagu hoidnud üleval pärast küll, jah. Eh, Nagu see on vedanud välja küll. Ma arvan, et see teeb oma tööd. Aga minu peres oli tavaks uue aasta tulles minna õue ja minna lauta ja kaasas leib ja igale loomale me andsime leiba ja soovisime ka igale loomale head uut aastat. Ja seegi on vana ja ilus tava. Ja võib-olla, kui teil ei ole nüüd kariloomi, aga mõni kodune lemmikloom, siis temalegi võib soovida head uut aastat. Tema esindab seda loomaandi siis. Et tegelikult ju sellel päeval anti ka andi, see tuli, puhas tuli tehti, vaadati, kuidas korstnast tuli tõuseb, et see ennustab. Ja igasuguse ennustamise mänge ju tegelikult tehti ka jõuluöösel ja uue aasta esimesel päeval. Et üks võimalus väga palju kasutatud on jah, et kolle tehakse toast puhtaks ja tehakse uue aasta tuli 7 või 9 erinevast puuliigist. Ja kui see põleb ära, siis tehakse tuhk tasaseks ja hommikul vaadatakse, et kelle jäljed on sinna peale tekkinud ja sealt on ennustatud. Ma ennustada ei oska, aga ma arvan, et ka sellise tule tegemine ise on juba ilus ja vägev. Kaevuhaldjale anti ka andi. Uue aasta tulles, et veel enne, kui siis vesi on tuppa toodud, on peremees või perenaine läinud ja visanud kaevu soola või hõbedat või mündi ja võtnud vett eriliseks näo pesemiseks. Et mõnikord, et anda sellele veele veel eriline vägi, on võetud siis kas mõni vankriais või muu pikk puu ja pandud vesi kaevus keerlema päripäeva. Ja siis seda päripäeva keerlevat vägevat vett on võetud, toodud tuppa, pandud kaussi. Kausi sisse on pandud mis asjad? Näiteks mingi hõbemünt või hõbese, sinna võib panna söetüki, sinna võib panna noa või väitsa, terarista ja midagi veel. Tavaliselt kolm erinevat asja või väge. Nuga on väga tavaline hõbe või kuld, süsi, mida on talvel võtta. Meil tänapäeval on ka munad, et ka see on nüüd küll kevadpühadest tulnud, et võib ka muna panna, võib-olla midagi muud. See muna pidi vist ka valge olema, et siis annab head ilu ja tervist. Ja nüüd see vesi on kausis, need päästavad esemed on seal, siis selle veel võib panna nii nagu kaevuski 9 korda. Tiirud päripäeva ja paned siis selle vee keerlema kergelt. Vanemast nooremani üksteise järel pestakse nägu. Silmi just, eks ju? Nägu. Silmnägu. Et see teeb näo ilusaks, teeb hea jume ja annab hea nägemise ja on arvatud, et isegi vaimude nägemise. Selgelt nägemise ja parandab silmahaigustest erinevaid uskumusi nendel kohast. Aga tegelikult kui kokku võtta, siis ma saan aru, et see on tegelikult ikkagi väga püha päev, väga püha ilusa väega päev, kus on väga suur võimalus luua just nimelt selleks järgmisel, keskööl algaval uuel päikeseaastal endale tervist, oma loomadele õnne, oma kodule õnne, lepitada tuleema, et tuleemaga, tuleisaga on head suhted ja veeema ja veeisaga. Nii et see on igal juhul, mis iganes tavad sind kõnetavad sellel päeval, see on üks väga võimas ja võluväega päev. Samamoodi nagu usutakse, et on ju jõululaupäeva öö. Nii et see on nagu see teine pool, eks ju, et suvel on meil suvine päevapesa ja nüüd on meil talvine päevapesa, samamoodi nagu 25. hommikul läheb päike liikuma siis talve poole, siis nüüd ta läheb just nimelt selle valguse poole liikuma. Kevade, suve, valguse, elu poole.
ja meil tegelikult jõulude ajal on ju 2 pööripäeva, et jõulud ise on pööriaeg, just nimelt aeg ja päevapesa, mis ei ole ka mitte ühe otsaga, vaid on 2 otsaga. Et toomapäeval, pööripäeval jääb päike pessa, lõpeb päevade lühenemine. Siis on ühepikkused päevad ja 25. päike keerab ennast pesast välja Valguse ja poole. päevad hakkavad pikenema, et see 25. on siis teine pööripäev, et sellel talvisel pööriajal on 2 otsa, see toomapäev. Pessa pööramine ja pesast välja Pesast välja pööramine. Ja vahepeal on pesas olemine, mida meie siis tähistame. Ja see võlukoht ja püha aeg, kõige püham aeg. Ennustamisest veel, pühkmed, neid ei ole lubatud ju pühade ajal pühkida. Aga nüüd sa räägid juba esimesest päevast vist. Esimene päev. Ehk siis 25. jah? Jah. Et uusaasta soovimine ja ennustamine, et pühkmed viia risttee peale ja seista seal peal ja vanasti siis on toodud välja, et kui kuuled laudade kolinat, siis on kusagil tehakse surnukirstu, kui kellade helinad, siis on tulemas pulmad, et võib-olla sa kuuled või näed veel midagi muud. Me pole seda kunagi teinud. Ei ole. Me võime teha peaasta. Õnne valamine, tänapäeval ka müüakse ju poes tina, et me saaksime oma seda maausulist tava järgida, see on väga lahe. See on küll väga kallis, see mitte mürgine tina, aga ta on olemas. Ja kes soovib katsetada, võib ka küünlavaha sulatada ja valada külma vette. Varasemal ajal on tehtud seda lambarasvaga, mis ka kiiresti hangub. Ja siis sa võtad selle hangunud tina või rasva ja küünla valgel heidad seinale varje ja üritad mõistatada, mis sealt välja tuleb. Et nüüd saarlaste eri. Ma olen poolsaarlane, minu isa 1933 sündinud mees meenutas, et sõjaväest tulles veel, et 2 nädalat peale jõule noorte meestega sõitsid ja kõndisid mööda külasid, siis olid lumerohked talved, saan või saanid olid mehi täis, alati oli seal ka pillimees. Sõideti taabrite juurde, istuti, lamati seal samas õlgede peal, igal pool olid õled maas, joodi õlut, lauldi, tehti uusi laule, sõideti järgmisse perre ja niimoodi 2 nädalat. Ja see mõte oli siis see, et meeste vägi läheb ja soovib igale majale head uut aastat. Käib õnnistamas. Sest meie rahvakultuuris kõiki olulisi taigasid, need põliseid taigasid oma inimesed ise täidavad ja kujutad ette seda õnnistust, et tulevad noored mehed ja tulevad teile head uut aastat soovima ja laulavad ja ka mängivad ja mügavad. Natukene purjus noored mehed, kellel on omavahel tore olla ja kellel on pikad pühad selja taga ja ilmselt see jõuluöö on jäänud magamata. Ma mõtlen, kui vanasti, kuidas see oli, eks ju. Ma just lugesin ühest 38. aasta lehest, et Pöide kandis olid siis need noored mehed ka oina kaasa võtnud ja vedanud oinast endaga kaasas. Ja see on nüüd üks jällegi saarte tava, mis on läinud ka laiali. Ja meie kodus siis minu isa seda tegi, et kui näärivana oli käinud või jõuluvana, siis isa oli ilmunud välja, vaid ilmus hoopis nääri või jõulusokk. Ta ka meenutas seda jõuluvana, kes meil oli ka pahupidi pööratud kasukaga ja takkuse habemega. Aga siis sarved olid tehtud ja seal kasukalt tuli ja puksis ja mökitas ja määgis ja elevust ja nalja ja väga palju. Et ühtepidi see on ju rumal, eks ole, aga teistpidi see on iidvana 10 000 aastat vana taig, mis ühendab meid väga paljude rahvastega ja põlvkondadega, et ümber kehastuda tähtsatel aegadel kellekski teiseks ja tuua sellega elevust ja väge oma peresse ja
et kogukonda. see on siis meie jõuluvana tegelikult, eks ju, kes jõulusant on ju, millest on ka palju räägitud. Ja vaata, kui praegu ma olen kuulnud, inimesed ütlevad, et mina jõule ei tähista, sest et see on mingi satanistlik, mingi Santa püha. Või kristlik ütlevad teised. Või kristlik püha, et see ongi, asi ongi selles, et me oleme ära unustanud, et see on tegelikult väga-väga vana meie enda rahva püha ja seal ei ole mitte mingit tegemist nende, sa võid kaevata ikkagi välja selle algse tähenduse, selle algse nagu tähenduslikkuse sealt. Ja üldse mitte seostada seda muude kihtidega, mis siia hiljem peale on tulnud. No muidugi möödunud sajandil ju meie rahvas õpetati kirikus käima ja seal käidi väga palju, sest pidi käima ja siis oldi harjutud käima. Aga kui vaadata meie jõulupärimusi, tavasid, uskumusi endeid, siis see on 95 või isegi 99% on maausuline ja põline. Ja see jõulusokk on ka tegelikult, eks ju, hingede nagu nii-öelda kehastus, eks. Ja muidugi hiljem kristlased on laenanud selle püha ja oma lood, asjad pannud sinna peale ja võib-olla tulevikus veel mõni teine usund laenab selle, aga ega meil kahju ei ole. Nii, uue aasta esimene päev. Sellest nagu sai juba räägitud, ei saanud? Natuke sai küll jah, ja see on siis meil tänavu neljapäev. See on ju, neljapäev on peetud 20. sajandil paljudes kohtades veel poolpühaks. Noorekuu neljapäev. Ja noorekuu neljapäev, väga äge. Ja varasemal ajal ju väga paljud pärimused üle maa kõnelevad, et neljapäev õhtuti on mindud hiide tantsima, on mänginud pillid, on põlenud lõkked. Ja ma arvan, et see oleks, kui keegi nüüd soovib hiide minna, siis see on väga hea aeg, võib minna ka seal päevapesas. Aga see oleks siis nüüd selline suure rõõmu püha sellel esimesel aastapäeval. Hiie paika. Meil on väga palju tavasid vaata selle kohta, et mis on see uue aasta esimene vägi, mis ilmub, mis on kohe endeline, et kas see oli mees või see oli naine, kes astus esimesena sinu koduuksest sisse sellel uuel aastal. Kas see oli mees või naine, kes soovib sulle esimesena head uut aastat. Seal on nagu need esimesed asjad, mida ma teen, et vaata nagu usutakse, et kui ma näen noorkuud esimest korda taevas, siis see tegevus, mida ma teen, et seda ma saan tegema terve järgmise kuu, siis seesama uskumus kehtib siin ka selle aasta juures, et need esimesed tegevused, need esimesed ended, need, mida sa valid teha ja mis juhtuvad justkui, ennustavad sulle seda, mida selles aastas saab palju olema. No jällegi, et mitte naised ei ole halvemad kui mehed ja mehed pole paremad kui naised, aga lihtsalt meestel on mingi selline eriline õnnetoov vägi seal esimeseks olla. Ja eks see Saaremaal oli ka põhjused, miks just siis mehed läksid esimesena õnne soovima ja Virumaa lapsepõlvest ma ka veel mäletan, et see oli siis küll nüüd kalendri uus aasta, et need kellad käisid ära ja me vendadega läksime küla peale ja siis tuttavatel sugulastel. Et see meeste kari sellel hetkel on väga, väga suur õnnistus ja mitte, et naised jah ei oleks, et see on nagu see konkreetselt just selle uue aasta vägi, et naiste karja all ja naiste väel on oma aeg ja koht seal kevadistel pühadel, aga võt siin jõulude ajal on jah meeste vägi. Nii et see on väga võimas loomise koht jälle, ma ütlen, et nagu jää tähelepanekute koht. Ja miks mitte siin nagu üks asi see, et millised endad nagu justkui juhtuvad uksest sisse astuma, kui sa neid ei hakka ise väänama, ise looma. Aga sa võid teha igasuguseid muid asju, mis nagu sinu jaoks on tähtsad, mis nagu sinu jaoks istutavad selle uue aasta seemne, et nagu lihtsalt olla nagu selles mõttes teadlik ja teadvustada seda, et see 25. on üks võimas päev ja mis läheb seekord eriti selle kuuga ka väga kokku ja nagu olla kohal nendes võimalikkustes, mis selles on. Aga nüüd lõpuks, et võib-olla kõige tähtsam tarkus. Ja see on samavõrra vana tarkus kui uus tarkus. Ja nimelt siis see, et pühade ajal tehakse asju, mida argipäevadel ei tehta. Et meie esivanemad argipäevadel tegid kehalist tööd, oma kätega raiusid, ehitasid, vedasid, kaevasid. See oli kehaline ränk töö ja pühade ajal siis nad tegid seda nii vähe kui võimalik, hädapärast loomade talitus ja majapidamine. Aga et pühad on siis nagu mitte argiste ja mitte töiste asjade tegemine ja kui me tänapäeval töötame toas ja laua taga, siis pühade ajal me peaks tegema võimalikult palju asju õues ja ka jõulude ajal. Kui sa oled tubasetöö tegija, siis leia need kohad ja põhjused minna loodusesse.
et üksinda või perega, et lihtsalt jalutama või matkama või ka hiiepaikadesse. Või Võrumaal on tavaks jõulude ajal käia liugu laskmas, kelgutamas, kui meil on õnne ja lund tuleb, et miks mitte. Ka tänavu ja loomulikult minna hiiepaikadesse, et see kalendri pärimuses looduslikes pühapaikades käimist jõulude ajal on mainitud korduvalt. Näiteks Kahulas on noorpaar läinud jõululaupäeval ja hiide viinud või pühapuule viinud kindad oma abielu õnne nimel ja erinevaid asju, No, erinevaid sa võimalusi. mainisid seda liu laskmist ja ma kohe ütlengi, et mul siin eelmisel nädalal just üks noor naine ka palus abi tite saamisel ja juhatasime Ahtoga ta titekivile. Vot see jõulude aeg ja see noorkuu, mis nüüd on tulemas ja kõik need pööriajad siin, päevapesse pööramine, päevapesest välja pööramine, esimene päikeseaasta päev, eks ole, tõesti kõik väga väekad hetked selliste soovide, selliste vägevate taigade tegemiseks, et kõik päike, kuu, tähed, kõik toetavad, et minge tehke, pange seda, võtke see kõik kasutusele, mida meie vanarahvas on teadnud ja see tarkus ja see vägi enda kasuks. Ja vanade tavadega on nii ja tarkustega, see on nagu keelega. Et meie keel on ju aja jooksul muutunud, muudetud, kohanenud, aga me kõneleme ikkagi ju seda oma keelt, oma maakeelt. Ja tavadega on samamoodi, et võib-olla vahepeal need unustatud või ka olnud keelatud ja häbistatud, aga need on aegumatud ja igavesed, et me saame alati need taas võtta ja kanda edasi oma maa põlisrahvana ja põliste inimestena. No meie pere on just selle kohta väga hea näide, et annab küll nagu keset seda praegust aega läbi Zoomi, kasutades Ja, kõiki neid ägedaid vahvaid võimalusi, mis meil tegelikult praegune see kaasaegne aeg annab ja ikkagi järgida ka neid vanu tavasid, seda selles kõiges. Nii et see on valik, see on lihtsalt valik nagu mõtestada ja elada oma elu teistsuguseks, selliseks, mis sulle sobib, selliste tähendusväljadega, selliste tähenduslikkustega, mis on sulle olulised ja toetudes siis meie põlisele teadmisele. vanu jõulutarkusi ja tavasid on väga-väga palju. Me püüdsime tuua teile olulisema ja eks muidugi me kõnelesime sellest, mis meid on ennast on kõnetanud ja tundub arusaadav ja õnne toov. Ja tulgu need jõulud teile toredad. Lõppegu see aasta hästi ja toogu uus aasta tervist ja rahu ja hääd koos kokkukõlamist ja koosolemist meile kõigile. Tuletame meelde selle hõiske ka, mis paneb rinnad rõkkama ja Aga äkki on veel küsimusi? hõissa. Hõissa. Me just sõitsime sealt Heidiga ja tutvustasin talle hõissa lehmad ja talle üldse see hõissa meelde ei jäänud, siis muudkui küsis üle, et kuidas see oli? Ahoi või heia või mis pidi ütlema. Aga tead, meil läkski nüüd päris kaua siin ka ja tundub, et küsimusi rohkem ei ole. Aitäh teile kõigile, 50 inimest kuulas meid lõpuni välja ja nagu hästi suur au ja rõõm, et meil on tegelikult nii palju huvilisi ja sellele webinarile siin nii paljud inimesed panid kirja ja tõesti. Keegi küsis majavaimuga seoses. Jõulude ajal mulle ei meenu, et majavaimuga eraldi oleks tegeletud. Eks kodu koristamine on ju alati ka majavaimule, et ka näiteks soovel ajal vanasti on öeldud, et majja tuleb lilli tuua, et kodu haldjat rõõmustada. Et olgu siis su emand või see maja vaimne vägi. Aga eks jõuludel ja muudel pühadel samamoodi, et kodu koristamine, ehtimine, ettevalmistamine pühadeks on ka maja vaimule ehk siis sellele majaväele, maja ja pere ja kodu olemuse eest hoolitsemine. Ja ma lisaksin ikkagi küll, et minu taju on küll, et kuidagi see kodukolle, see
tuli, kus meil on ahjud, kus meil on pliidid, nii need elektrilised kui ka tulega köetavad, et need on pigem need kohad, kus meil see koduhaldjas kuidagi elab, seda vist on meil pärimuses ka nagu räägitud. Ja et ikkagi selline täiesti elementaarne asi, mis meie pere väga jälgib, et igast esimesest toidust pisike tükike läheb alati sinna meil pliidi alla. Mina alati leiba lahti lõigates enda küpsetatud leiba annan alati ühe tüki koduhaldjale ja et see ahi ei oleks tühi, et kui ta seal tuleb sinna piiluma, sinna kolde suu peale, et siis tal on seal alati väike ampsuke midagi võtta ja teiseks, et nagu ta on alati kaasatud nendesse esimestesse toitudesse, mis kodus tehakse ja esimene leivatükk, esimene seapraestükk, esimene pisike tükk, see ei pea olema suur, aga just, et see tükk, see liigutus tehakse ära. Nii et nii tore. Aitäh teile kõigile ja Aituma ja tervist teie Taresse ka. Tervis. Ja maa läks valgeks selle saate ajal, lumi tuli maha. Küll on tore. Õissa! Nii, ja me paneme selle siis üles salvestuse veebi, kui kõik laabub ja läheb hästi. Ja eks meile saab ju ka kirjutada mulle või Liisale või Põlisele perele. Ja elame ja näeme jälle. Olge terved. Aitäh! Suur aitäh!